Te kuulate podcasti Õendus nähtavaks, kus me räägime Eesti õenduse teemadel. Saatejuhid on Aleksei Koidajenko ja Kristi Puusepp. Ja tänase saate teemaks on vaimse tervise õenduse eestvedamine, presidenti tänussõnad ning õde läbi elu. Ja tänase saate külaliseks on Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku õendusjuht Lenne Rätsep. Tere! Tere päevast! Tere tulemast saatesse. Kuidas sul täna läheb? Tänan küsimast. Täna läheb väga töiselt. Õendusjuhi töö ei ole ju kunagi üksluine ega igav. Õendusjuhi töö on iga päev nagu uus avastus ja uus elu. Igav ei ole meil kunagi ja kui me saame iga päev teha ühe hea asja, ühe hea teo, ükskõik kelle jaoks, siis on alati see päev korda läinud. Tänane on tehtud. Ma usun, et on tehtud. Ma usun, et tänane tegu on tehtud. Aga vaimse tervise õendus tänapäeval, kui ma küsiks, et 3 lausega, selle vajadus ja selle tugevus Eestis? Jaa, et iga päevaga vaimse tervise teemad muutuvad aktuaalsemaks. Et kui me ehk 10-15 aastat tagasi ei mõelnud võib-olla sellele nõnda palju, kui me täna mõtleme ja sellest ka räägime ja räägime avatult ja räägime asjadest nii, nagu asjad on. Ja julgeme ka sellest rääkida, et siis vaimse tervise õdede roll iga päevaga muutub olulisemaks. Nende panus nii rahva tervisesse tervikuna või ka üldiselt ühiskonnas on hoomamatult suur, sest vaimse tervise õdesid me vajame erinevatel tasanditel ja mitte ainult tervishoius. Me vajame neid koolides, me vajame neid omavalitsustes, me vajame neid kogukondades ja tihtipeale ka küsitakse, et kus on siis vaimse tervise õe ja psühholoogi piir või kus see vahe on. Siis ma arvan, et see vahe on selles, et õendus tervikuna on väga holistiline, väga inimese keskne ja õde on väga inimese lähedal. Ja vaimse tervise õde seda enam. Et ega eestlane oma loomult on ju kinnine, ta ei tule rääkima tihti ja tema avamiseks kulub meil natuke aega, et ta avaks oma hingeelu ja julgeks sellest rääkida ja julgeks ennast avada. Selleks vaja natukene eestlast muukida, aga kui me oleme tema juba lahti muukinud, siis tegelikult tuleb sealt vaatab vastu selline rikkalik hingemaailm ja iga päev, mis me saame kellegi hinge avada ja tema hinge natuke toita, ma usun, et on üks korda läinud päev. Milline on hea vaimse tervise õde? No mina ühtegi halba vaimse tervise õde ei olegi näinud, et ma ainult häid olengi näinud. Ja kui me räägime, et miks meil kõik vaimse tervise õed on nõnda head, siis ma arvan, et ühest küljest on see konkurents. Sest teatavasti koolides vaimse tervise õdede väljaõppe on limiteeritud osas, neid kohti jagub vaid ainult parimatele ja see on kindlasti üks põhjus, kus inimesed pingutavad selleks, et saada õppesse, selleks, et saada täiendavat haridust, ettevalmistust ja julgevad ennast pärast selle hariduse omandamist ka nimetada vaimse tervise õeks. Ja siin tuleb vahet teha ka võib-olla selles, et üks asi on, kas sa töötad valdkonnas ja sa oled seal kogu aeg töötanud või sa oled selleks saanud ka ettevalmistuse ja vastavad koolitused läbinud. Nii et ühest heast õest teeb suurepärase õe eelkõige tema kompetents, pädevus
teadmised, oskused ja oskus vaadata inimest kui tervikut. Sa väga intrigeerisid meie kuulajaskond ja kindlasti neil tekib küsimus, et aga kuidas saada vaimse tervise õeks? Aga tegelikult on see hästi lihtne, et ma saan ju seda näidet enda järgi, eks ole. No, lõpetad ühe kooli ja siis lõpetad teise ja siis õpid õeks ja siis astud siis eriõppesse, täna siis magistriõppesse ja õpid ja teed oma magistritöö ja oledki vaimse tervise õde, eks? Nii lihtne. Okei. Aga kas tõesti nii lihtne see on? Aga kui nüüd ilma naljata ja sest ma üldiselt armastan väga huumorit ja ma arvan, et see aitab elus väga paljudest asjadest üle. Et kindlasti peab olema selleks kutsumus. Kindlasti peab olema selline sisemine motivatsioon, et see asi on see, mida ma teha tahan ja see asi on see, mis mind kõnetab ja püüda selle poole iga päev ja mõelda sellest iga päev, et alustada tasemelt, kus sa saad edasi liikuda, valida endale tööandja, kes toetab sinu arengut, valida endale esimeseks töökohaks selline tööandja, kus sa näed, et ta väärtustab sind. Et see on selline hea stardiplatvorm juba selleks, et ühel päeval öelda, et ma päriselt olen päris hea vaimse tervise õde. Kas sa mäletad seda hetke, kui sa tundsid, et sa oled oma eriala valiku teinud õigesti? Kui me räägime sellest hetkest, kui ma tundsin, et ma olen teinud õige valiku, ma arvan, et see oli esimesel praktikal. Mul oli, ametit valides oli 2 teed, kas valida tervishoid või valida haridus. Ma valisin tervishoiu ja ma kuni esimese praktikani mõtlesin, et ei tea, kas ikkagi on see päris õige koht. Ja oma esimesel praktika kogemuse ma sain nii positiivse, et ma ei ole kordagi kahelnud selles, et see on minu jaoks õige ja valitud tee. Ja ma olen julgustanud ka oma lähedasi, kes on vahest nii-öelda teelahkmel, et mida valida, kas seda või teist. Ja ma olen öelnud, et ükskõik, mis sinust tulevikus saab, aga kui sa ei ole õppinud õeks, siis see ei jäta sind mitte kunagi hätta. Sa saad alati elus hakkama ja sul on teadmised, oskused, mis annavad sulle tohutult hea stardiplatvormi ja eelise teiste ees. Et seda ma olen tundnud, et mul on ükskõik, mis situatsioon elus on tulnud ette, siis ma olen ikkagi tundnud, et õeharidus on toetanud mind ka nendes elu keerukates situatsioonides. Nii et esimene praktika koht on väga oluline, et see noor algaja õppur saaks aru, et see on see asi, mida ma päriselt tahtsin teha. Ja, kuna ma enne tunnen meie räägi palju, mitu 10 aastat, siis mul on tõesti väga hea meel meenutada meie koostöö algas väga viljakalt, kuna Lenne tuli hanke spetsialistiks regionaalhaiglas. Mina olen tollel ajal õendusdirektor ja pidin ka hanketega aeg-ajalt tegelema. Ja siis üks ilus hetk mul tekkis vajadus õendusjuhi järgi. Ja ma vaatasin ringi. Ma otsisin endale õendusjuhti ja siis mul tekkis, ma ei tea, see oli une pealt tekkis idee ja mõte, et ma pakun Lennele õendusjuhi ametit. Kas sa mäletad seda? Jaa, ma muidugi mäletan, et võib-olla ma tulen nõks sellest tagasi, et kuidas ma sattusin hanketeenistusse. Oma pärast teise lapse sündi ma kuidagi tundsin, et ma tahan väga töötada tervishoius. Ma olen alati naljaga pooleks öelnud, et mulle meeldib see valgekiitli lõhn, mulle meeldib see haigla lõhn. Aga ma olin kuidagi väga kauaks jäänud lapsega koju ja oli natukene hirm tekkinud, mida rohkem sa saad vanemaks ja kogenumaks, seda rohkem tekivad teatud hirmud, võib-olla vastutustunne, kohusetunne.
ja ma ei julgenud kohe tulla tagasi intensiivravipalatis, kus ma esialgu ikkagi töötasin. Et ja siis haigla pakkus, et aga me otsime hanketeenistusse just sellist ostujuhti, kellel oleks eelnevad teadmised, oskused, teadmised, tervishoiust, aga ka selline äriline mõtlemine ja see kogemus. Ja siis ma tõesti proovisin hanketeenistust siis oma teadmiste ja oskustega aidata, mis oli ka ülimalt tore ja rikastav ja kohutavalt arendav periood. Et see koostöö erinevate tasanditega ja süstlanõelast kuni võib-olla isegi maja ehituseni kõik käis sealt ja läbi, selles mõttes, et ma usun, et ma sain tohutu pagasi sealt ja hea kogemuse. Ja siis, kui tõesti, Aleksei, sa tulid ettepanekuga, et nüüd oleks aeg nagu ikkagi uuesti tulla tagasi, see valge kittel ikkagi piltlikult öeldes valge kittel uuesti selga panna. Et siis ma ei võtnud ju mõtlemiseks väga pikalt aega, sest ma olen tahtnud kogu aeg töötada haiglas, patsiendi lähedal, aga mõned kolleegid küsisid minu käest, et oled sa ikka päris kindel, et sa seda turbulentsi tahad? Et see oli küll selline küsimus, ilmselt ikkagi see õendusjuhi töö ja kliinikuõendusjuhi töö on kohati turbulentne ja ma olin täitsa kindel, et muidugi ma tahan seda, et seda tööd ma ju olen armastanud ja õppinud ja ma mäletan seda küll, et võib-olla see võttis paariks ööks une isegi ära, aga selline meelekindlus tuli üsna ruttu. Jah, ma mäletan, et mul oli tegelikult sellel ajal väga hea meeskond, kellega koos me tollel ajal õendusjuhtimisega tegelesime regionaalhaiglas ja Lenne sulas suhteliselt kiiresti meie meeskonda ja ta sai endale ka sellist suht uut kliinikut. See oligi see psühhiaatria kliinik? Ei, kuhu siis? Ja tollel ajal oli ta siis järelravikliinik, üsna värske kliinik loomisel või loodud, just äsja loodud. Ja sinna kuulusid siis PERHis või siis regionaalhaiglas esimest korda statsionaarne õendusabi, mille me käivitasime ja järelravi osakonnad ja sellist institutsiooni või selles mõttes sellist kliinikut ei olnudki regionaalhaigla koosseisus enne olnud sellises struktuuris. Nii et sain päris nullist alustada ja kuna ma loomult olen selline arendaja tüüp, siis sellised väljakutsed, kus ma saan käe külge panna ja arendada ja panustada millegi kasvamisse ja loomisse, see inspireerib mind tohutult. Nii et täna on kliinik ümber nimetatud, ta on taastus palliatiivravikliinik regionaalhaigla koosseisus. Nii et, aga on ta välja kasvanud järelravikliinikust, et ja seal ma siis oma õendusjuhi esimesed 5 aastat ka veetsin. Nii, aga edasi? Edasi? Ma mäletan seda kohtumist, kui Lenne tuli minu tuppa 5 aasta pärast. Teist korda siis. Ja, et teatavasti jah, regionaalhaiglas, aga paljudes teistes haiglates on juhtimise ametikohad tähtajalised ja minu 5-aastane leping hakkas lõppema. Ja nagu ma mainisin, et ma olen loomult ikkagi arendaja, parendaja, innovaator, eestvedaja, et mulle meeldivad asjad, mida saab käivitada ja mida saab luua ja mis sunnivad sind kogu aeg mõtlema ja tegutsema. Ja siis oli loomisel üks väga huvitav ideekavand ehk et endisest Tapa haiglast oli saanud vahepeal Viru haigla. Sinna olid tekkinud Soomest investorid ja nad otsisid sinna arendusjuhti ja kuidagi nad leidsid mind ja tegid mulle siis ettepaneku, et kas ma ei sooviks vahetada PERHi Viru haigla vastu ja minna Viru haigla arendusjuhiks.
ja seda ma mõtlesin tõesti pikalt. Ja seda ma mõtlesin väga pikalt, see ei olnud kerge otsus. Ja lõpuks see otsus tuli, aga see tuli selle pinnalt, et ma olen pärit Lääne-Virumaalt, minu juured on seal. Ja ma olin regionaalhaiglas saanud tohutult hea kogemuse. Ma tundsin, et ma olen valmis tegema järgmist hüpet oma elus ja miks mitte panustada tagasi oma kodukohta, juurte juurde ja arendada ja luua seal samamoodi tervishoiuteenust, mis on kogukonnale lähemal ja nii see otsus sündis, et ma hüppasin siis korraks PERH-ist ära ja hüppasin siis Viru Haigla arendusjuhiks. Aga see uus kliinik, mida sa PERH-is arendasid, et kas see jäi maha sinust nii nagu sa olid 5 aastat varem seda ette näinud? Mul oli Järeravi kliinikust ära minnes päris kurb meel, aga see kliinik oli küpsenud päris heaks kliinikuks ja see oli tõesti väga hea meeskonnaga kliinik, väga hea sellise auraga, kus me olime panustanud ja mul ei olnud teda nagu kahju maha jätta, mul oli lihtsalt natuke kurb, see oli nagu selline kasvanud lapsekene, eks ole, ja siis ma pidin selle järgmise hüppe tegema, et võib-olla ma saan veel mõne nii-öelda arenduse teha. Et kliinik tegelikult oli päris hästi arenenud ja mul ei olnud kahju seda anda üle, sest ma andsin väga heas seisus kliiniku üle, nii et mu süda oli nagu rahul, et mul ei olnud midagi nagu tegemata ja meeskond oli väga-väga hästi kohanenud selles kliinikus, nii et südame rahuga pisut natuke kurvalt ma andsin ta üle. Et no ei, no mina siin nii kurva tooniga küll ei jätkaks, et tegelikult meil oli tõesti väga hea meel ka sinu üle, sellepärast sa said väljakutset endale alates Viru Haiglast ja pärast sa läksid edasi tegelikult Karelli kiirabi üle. Ja tegelikult nagu ei läinud üle, vaid et Viru Haigla oli siis emafirma ja Karell kiirabi oli turul äriettevõttena müügis ja Viru Haigla siis omandas Karell kiirabi tütarettevõttena ja siis me 2 ettevõtte juhatust liitsime. Viru Haigla juhatuses sai ühtlasi ka Karell kiirabi juhatus, mis oli nagu ärilises mõttes vajalik otsus, et oleks paremas eelarvepositsioonis ja minust tõepoolest sai siis 1 2 Karell kiirabi juhatuse liikmest ja hiljem siis ma jäin üksinda, nii et ma olin ka Karell kiirabi juhatuse esimees ja seda kõige keerulisemal ajal ehk et COVID-i perioodil, kus teatavasti väljakutseid meedikutele oli rohkem kui küll ja juhtida üksinda sellel ajal ühte korralikku ettevõtet, tervishoiuettevõtet, kus on üle 300 töötaja, see on Põhja-Eesti elanikkond taga, siis see on elukogemus, et üksinda tulla sellest seisust välja. Jah, mul oli meeskond, aga juhatuse esimehena ma vastutan kogu ettevõtte tegevuse eest ja minu selline hea õnn oli meil ja mida ma loen kindlasti õnnestumiseks, et esimesel lainel meil ei haigestunud ükski töötaja. Et see oli suur võit, aga see oli ka suur töö. Kas otsuseid on raske langetada? Otsuseid ei ole siis raske langetada, kui sa oled oma otsustes kindel. Sa tead, kuidas neid otsuseid tuleb langetada. Ja kui sa nüüd küsid, et kas COVID ajal oli otsuseid kerge või raske langetada, siis ma ütlen, et tegelikult oli päris selles mõttes oli kerge, sest et ma uskusin endasse. Ma teadsin, mida ma oskan, ma teadsin, mida ma suudan, ma teadsin, mida ma tegema pean
ja selles mõttes ei olnud väga raske, aga see oli äärmiselt pingeline periood, sest et kui haiglad on piiranud voodikohtade arvu, haiglad on üleküllastunud, kiirabid seisavad ukse taga ja kutsed ootavad järjekorras, et siis need on lihtsalt sellised organisatoorsed kiired küsimused, mis tuleb ära lahendada. Aga et kas teha ühte või teist otsust kriisi ajal, mul ei olnud raske, ei olnud. Siin koha peal ma võib-olla täpsustaks meie kuulajatele, et sa oled Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane. Jaa, ma olen nüüd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane õeõppes, siis rakenduskõrgharidusõppes ja terviseõenduses. Ehk kolmekordne. Küll aga olen ma ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane vaimse terviseõenduses. Ja siis, kui ma ei eksi, sa oled ka magistrikraadi kaitsnud? Ja oma magistrikraadi ma kaitsesin Tallinna Ülikoolis riigiteaduste erialal. Ja miks riigiteadused? Minu jaoks tundus see põnev, sellepärast, et see hõlmas avalikku juhtimist, avalikku majandust ja kogu avalikku administreerimist ehk et avalikku õigust ja ühe juhi töös on need kindlasti olulised asjad. Sa saad korraga juhtimise, siis rahanduse ja õiguse valdkondadest ülevaate, nii et selles mõttes oli see magistri õppe minu jaoks hästi arendav. Aga ilmselt Aleksei teab, et minu hobi on õppimine. Mis perioodil see siis oli, kui see magistrit Tallinna Ülikoolis tegi? Mina läksin magistriõppesse aastal 2008 ja meil ülikoolis avanes võimalus, et kes oma ainepunktid teevad ilusti ära nominaalajal, saavad täiendavalt ühe lisaaasta kingituseks. Et me saime ühe tasuta aasta õppida juurde, kes soovisid. Ja mina loomulikult võtsin ühe tasuta aasta juurde ja sellel aastal avas doktor Anu Kasmel sellise õppe nagu terviseökonoomika haldusjuhtidele. Ja mul õnnestus sellesse gruppi saada, nii et ma võtsin ka rahvatervise ja siis haldusjuhtide tervisejuhtimise endale üheks täiendavaks õppeks, nii et ma õppisin 3 aastat magistris, ühe lisaaasta ma kasutasin ära ja see oli tõesti selline ühekordne projekt minu teada Tallinna Ülikoolis, kus siis oli siis tervise juhtimine haldusjuhtidele, selline lisamoodul, päris korralik õppimine terve 1 aasta juurde. Ja nagu ma aru saan, on see aidanud sul pärast järgnevates töödes paremini toime tulla ja? Et sealt ma sain kõik teadmised, mis puudutasid rahvatervist. Ja tervisejuhtimist ja terviseedendust, et selles valdkonnas oli see oli väga-väga hea programm ja küsisin ka siis Anu Kasmeli käest, et järski siis ma olen nagu terviseedendaja. Ta ütles, et jaa, et ega kui sa lähed kutsekojas taotled seda kutsetunnistust selle kohta, siis miks mitte, et see on võimalik, sest et terviseedenduse programm on sul ju läbitud. Oled sa teinud seda? Ma ei ole seda teinud, sest et ma arvan, et minu need omandatud teadmised on sama head kui see tunnistus, et see oleks olnud paberi pärast, et ma ikkagi ju jätkasin õenduses, mitte terviseedendajana ja see otseselt ei olnud minu jaoks nagu nii suur vajadus või prioriteet. Ja nagu ma tean ja nüüd ka kuulajad teavad, et Lenne on selline krooniline õppur, siis minu teada on viimane, mis ma olen kuulnud, et sa oled õppinud toitumisnõustamist väga sügavalt. Jaa, et kusjuures ei ole viimane. Vot seda ma kardangi, et midagi mul jäi ka just nimelt. Jaa, et toitumisnõustamist ma tõesti õppisin pigem sellepärast, et kui ma töötasin järelravikliinikus, siis meil oli väga palju patsiente, kellel olid probleemid, mis vajasid süsteemset lähenemist, aga mille jaoks mul ei olnud oskusi, teadmisi ja ma ei osanud ka töötajaid juhendada, sest et ma ei olnud seda õppinud. Ja siis ma tõesti tundsin suurt vajadust selle järgi, et õppida ja teha endale selgeks baasteadmised toitumisest,
toitainetest, toitväärtustest, mis on tervislik, mis on vähem tervislik ja siis ma olen võimeline ka nõustama patsienti, aga juhendama ka kolleegi, kui ta jääb hätta mõnes küsimuses, nii et jah, tõepoolest, et toitumisnõustamise kursused olen ma läbinud. Ja mida veel? Aga mida veel, et tõesti, kellele mis, eks ole, et kes tegeleb käsitööga, minul seda hobi ei ole, minu hobi on õppimine. Ja nüüd juba 2 aastat järjest olen ma siis Tartu Ülikooli tudeng ja õpin õigusteadust. Jah, õige, läks meelest ära. Just, et see on see viimane, et kui läheb hästi, siis 2 aasta pärast vast antakse mulle siis tõesti diplom, et lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse. Aga no lihtsalt saladuse kätte all on, ütlen, et kui sa otsustad advokaadiks või prokuröriks, sa pead magistratuuri ka läbima. Jah, ma tean seda. Aitäh vihje eest, et üks samm korraga. Kroonilise õppija jaoks ei ole see probleem. Aga siin koha peal ma võib-olla enne seda, et kui me läheme teise või 3. plokiga edasi, siis küsiks sinu käes, et räägi natukene oma kliinikust, kus sa praegu töötad, sellepärast tegelikult Põhja-Eesti jaoks te olete pädevuskeskus. Ja milline on sinu psühhiaatriakliinik? Ja psühhiaatriakliinik tuntud nimega kui Seevald on siis regionaalhaigla koosseisus ja kliinik koosneb meil 2 suurest struktuuriüksusest. Üks on siis ambulatoorne tervishoiuteenus polikliinikus, mida me osutame ja statsionaarne siis oma voodikohtadega. Meil on kliinikus 200 voodikohta ja hetkel on avatud 7 osakonda. Osutame me psühhiaatrilist abi siis Põhja-Eesti piirkonnas, olles kõige suurem kliinik, psühhiaatrilise abi kliinik Põhja-Eestis ja kui on vaja siis ka teisi toetada, siis ka teistest regioonidest, Eesti piirkondadest me patsienti vastu võtame. Osakonnast on meil tegelikult diagnoosipõhised. Meie kõige väljakutsete rohkem osakond on siis vastuvõtuosakond, akuutpsühhiaatria, kus tuuakse enamasti kiirabiga patsiendid ja seal on siis nii vastuvõtuosakond kui akuutpsühhiaatria ühes tükis, selles mõttes, et kui patsient saabub kiirabiga, siis ta jääbki sellesse samasse osakonda, et teda vahepeal ei liigutata siis enam mõnda maja teise piirkonda, et ta jääb samasse osakonda see patsient. Siis esimest osakonda meil hetkel ei ole, et osakonnad on meil siis numbripõhised, esimest osakonda hetkel ei ole, see on suletud ja ta on suletud täiesti pragmaatilistel põhjustel, sest meil ei ole ruume selle maja jaoks ja maja on amortiseerunud ja lihtsalt ei saagi seda osakonda hetkel avada. Me ootame väga uut kliinikut, uut psühhiaatriakliinikut, me ootame juba 10 aastat rohkem, eks ole, et teine osakond on meeleolu ärevushäirete osakond, pigem on seal nooremapoolsed patsiendid. 3., 4. on subakuudid, vastavalt siis meeste ja naiste osakond. Siis päevaravi oli meil 6 osakond, aga see COVID aeg suleti, hetkel me ei ole seda ka avanud. Ja ainukene siis regionaalhaigla koosseisus olev laste ja noorukite osakond on psühhiaatrias, see on meil 7. osakond, laste ja noorukite osakond. Ja päris lapsi me muidugi ei võta, et seal on siis alates 12. eluaastast enamasti. 8. osakond on üldpsühhiaatria, 9. on siis integreeritud osakond, kus siis on enamasti esmased ägedad psühhoosid, integratsiooni osakond, nii et ja ka nooremad patsiendid on selles osakonnas, nii et kokku siis 200 voodikohta ja palju õdesid on?
õdede ametikohti on 90 ringis, 94 on avatud, aga töötajaid on rohkem ja hooldajaid on 160 ringis, nii et kokku kliinikus on circa 400 töötajat, kellest siis umbes 280 on siis õendushooldustöötajad. Nii et suur rõhk kogu sellel psühhiaatrilisel abil, mis me siis osutame, see suur rõhk on õdede hooldajate peal selles mõttes, et nemad on patsiendile kõige lähemad inimesed osakonnas ja kõige rohkem nendega kokku puutuvad. Täna ma lugesin meditsiiniuudistes endine terviseminister Riina Sikkut ütles, et tervishoiul raha ei ole puudu, vaid inimesi on puudu. Kuidas sa iseloomustaksid, et kas sul kliinikus on töötajate puudus või ei ole? Kuidas ma ütlen, et mul on elus ikkagi päris palju õnne olnud. Et meil on täna olukord, kus meil tegelikult täitmata ametikohti sisuliselt ei ole. Meil on ametikohad täidetud, nii hooldajad kui õed. Ja mõni õde isegi on öelnud, et kui teil ametikoht vabaneb, et siis ma olen huvitatud teie juurde tulema. Nii et võib-olla ei ole küsimus mitte niivõrd selles, et kas meil on täna täitmata ametikohti või täidetud ametikohti, vaid selles, et kas meil on neid juurde vaja, ehk et näiteks õdede koormust. Või kellega on täidetud. Et õdede koormus ehk on päris suur meil ja võib-olla oleks siin see mõttekoht, et üle vaadata need töökoormused ja need tööülesanded, kas kõik ülesanded, mida täna õed teevad, on õdede tööülesanded, võib-olla sealt osa tööülesanded on sotsiaaltöötajale võimalik delegeerida, aga võimalik on ka see, et õed ütlevad, et meil oleks siia kõrvale ühte kolleegi veel vaja, sest et meil on lihtsalt tõepoolest tööd liiga palju. Et kui me nüüd saaksime ametikohti juurde, siis me saaksime neid rõõmuga ka täitma hakata, aga... No jah. Aga eriõdesid palju on? Eriõdesid, sa mõtled siis vaimse terviseõdesid, et 1. jaanuari seisuga oli neid 32, nüüd 3 lõpetas, nii et peaks olema siis 35. Jah. Ehk kõige suurem vist arv eriõdesid korraga ühes. No teil on väga suur ambulatoorne osakond, kus need eriõed rakendatakse. Või? Jah, et tegelikult me väga ootamegi, et meil polikliinikus tuleks eriõdesid juurde. See on väljakutse õele, sest et ta on ikkagi seal iseseisev ja väga palju sõltub tema otsustest, kuidas ta patsiendiga hakkama saab. Ja õde on täna siis meil esimene kontakt patsiendile, et kui patsient soovib tulla vastuvõtule, siis tema esmane kontakt on vaimse tervise õde, mitte psühhiaater. See mõnikord tekitab patsientides segadust, ma tahan arsti juurde, eks ole, et miks ma ei saa kohe psühhiaatri juurde. Aga tõepoolest, kuna meil on saatekirjata teenus, siis esimene kontakt on patsiendi jaoks õde, kes hindab patsiendi terviseseisundit ja otsustab, kas patsient suunatakse edasi psühhiaatri juurde, läheb ta perearsti juurde ja saab abi sealt perearstikeskusest või siis vajab hoopiski hospitaliseerimist. Nii et... Aga tänapäeval ma ei tea, kui palju sa oskad kommenteerida, et vaimse tervise õdesid ka lubatud rakendada perearsti keskustesse tööle ja kõik, et kuidas sa näed seda süsteemi, kas see toetab vaimse tervise õenduse valdkonda või võib-olla hoopis killustab nii, et nad ei pääse õige inimese kohta õigel ajal? Ma arvan, et vaimse tervise õde tervisekeskuses on väga asjakohane. Küll aga tekib siin see küsimus, et kui ta soovib konsulteerida psühhiaatriga, et siis kes on tema partner, et kas sellel tervisekeskusel on sõlmitud mingi koostööleping, eks ole, et siis ta saab sellist mentortuge psühhiaatrilt, et ta jää päris üksinda, sest teinekord ikkagi sa pead saama konsulteerida ka psühhiaatriga, nii et ma väga loodan, et need tervisekeskused, kes on endale vaimse tervise õed palganud või kus nad töötavad, et siis neil on ikkagi võimalus ka saada sellist psühhiaatria poole pealt superviseerimist ja psühhiaatrite poole pealt. Et seda kindlasti on vaja ja muidugi mis on hästi oluline, et milliseid koolitusi nad läbivad, eks, et kas see koolitus toetab selle õe arengut ja kompetentsi, et
me kõik teame, et täna õel peab olema siis 2 aasta jooksul 120 tundi läbitud koolitusi, aga need koolitused oleks siis sisulised, et need koolitused oleks tõesti sellised, mis seda õde aitavad, eks ole, et ta tuleb üksinda selle patsiendiga toime. Nii et need on küsimused. Otsustusmoment on tegelikult see iseseisva õe vastuvõtu juures on väga suur ja tegelikult see background ja teadmised kindlasti peavad olema väga kaasaegsed ja õiged. Et tänapäeval on jah, tõesti, täiendkoolitus pakuvad väga paljud asutused, aga kas me teame, mis kvaliteediga? Ehk siin kindlasti tulevikus tuleb mõelda seda, et ka eriõdede, vaimse tervise õdede pädevus hindamisele ja kogu sellele süsteemile, et seda nagu see oleks jätkusuutlik. Ja, et täpselt õige, et mina olen sellel aastal võtnud eesmärgiks, et meie kliinikus vähemalt igas osakonnas on üks õde läbinud pädevushindamise ja hea, kui nad teeksid seda eriõenduses ja see annab siis ka sellise indikatsiooni nagu nendele, et kas need koolitused, mida me oleme siis õdedele võimaldanud ja pakkunud ja mida ta on soovinud ise läbida, kas need ka toetavad tema pädevushindamise siis läbimist ja millise siis astmele ta seal pädevushindamisel siis positsioneerib ennast, eks. Kuidas, millise tunnistuse talle siis Eesti Õdede Liit väljastab? Ma lihtsalt selline unistus, et kui sul oleks võimalus midagi teha, mingi üks projekt Eesti tervishoiu jaoks. Sa küsid nii keerulise asja, sest et me iga päev ju räägime asjadest, et võt seda tuleks teha, seda tuleks teha, eks ju. Et kui see oleks üks projekt, siis ma ütleks, et vaimse tervise õed kõikidesse koolidesse. Okei. Ja, sellepärast, et kindlasti kuulajad teil on täitsa meeles, et üle-eelmine saate meil oli kooliõega, kus siis kooliõde jagas oma kogemusi vaimse tervise valdkonnas koolis ja täna me siis praktiliselt otse eetris jätkame sama teemaga ja Lenne tõi seda teema lauale, aga paari sõnaga, miks igasse kooli peab jõudma vaimse tervise õde? Vaimse tervise õde ei ole ainult selle kooli õpilase jaoks, ta on ka selle perekonna jaoks, et tihtipeale perekonnad on hädas või tunnevad, et neil endal ei ole nii palju võimestatust käia ajaga kaasas, mis puudutab puberteediga või mis puudutab nooruki kasvamist ja kõike seda, et ta oleks, kui me räägime, et see vaimse tervise õde võiks olla mitte ainult Tallinna koolides, vaid et ka kogukonda koolides, kus teenuse kättesaadavus võib-olla on natuke kehvem ja see vaimse tervise õde oleks see, kes oleks sellele kogukonnale nagu tugi ja jõud. Et miks ma sellest räägin, on see, et maailmas ma olen ringi vaadanud, et kuidas vaimse tervise teenuseid pakutakse, siis näiteks Inglismaal on vaimse tervise õde on kogukonna õde, et ta ongi nagu selle omavalitsuse juures ja ta on selle kogukonna jaoks. Et kui me alustaksime koolidest, et siis ta oleks nii sellele lapsele kui sellele perekonnale toeks, sest teinekord piisab väga väikestest näpunäidetest ja väga väikestest juhtnööridest, et saada üle suurest kuristikust. Et mõnikord tundub, et see on ületamatu probleem, aga väikeste sammudega, väikeste juhtnööridega on kõik lihtsalt ületatavad ja pärast ei tundu enam nii hirmus see küsimus ja probleem. Et jah, meil on väga palju õpet läinud veebipõhiseks, õpilased on väga palju seadmetes, ja oleks nad siis ainult koolitundides nendes nutiseadmetes, et pärast kooli ollakse ka nutiseadmetes, see on kindlasti üks probleem, aga kõik muud ahvatlused,
mis tulevad väliskeskkonnast, et toime tulla just sellest väliskeskkonnast nende mõjudega ja seal on kindlasti vaimse tervise õel lihtsalt väga häid näpunäiteid aidata või anda, et aidata perekonda, aidata last. Arvestades kõik, mis me oleme seni kuulnud, ma usun, et ka Eesti Vabariigi president on seda märganud, sest ka tänavu aasta on tervishoiutöötajad on tunnustatud ja sealhulgas on tunnustatud 3 vaimse tervise valdkonna õde Tartumaalt, Ida-Virumaalt ja meie saatekülaline on siis tänavu aasta on Eesti presidendi poolt tänatud Eesti Punase Risti 4. klassi teenemärkiga. Mis see sinu jaoks tähendab? Ma arvan, et esiteks ma ütlen nõnda, et see on nii suur üllatus, et kui sa sellest kuuled, see tahaks, see võtab nagu jalutuks. Kus sa kuulsid? Kindlasti helistati, ma tean. Täpselt nii oli, et tõesti helistati, aga päris see oli selline humoorikas lugu ka natukene, et ma nägin, et mu abikaasa saatis sõnumi, et sind on märgatud. Ja siis ma mõtlesin, et mida ma tegin, sõitsin punase tulega, ei sõitnud punase tulega, et kus ma siis nüüd midagi tegin, eks ole, et sind on märgatud. Ja siis helistas üks kolleeg, ütles, et palju õnne. Okei, aitäh, õnne läheb ikka vaja, aga mul ei ole ju sünnipäev. Ja siis ta ütles, et oota, aga sekretär ütles, et sa oled saanud teenete märgi. Ma ei usu seda, päriselt nagu ei usu seda. Ja ta ütles, et oota, ma kontrollin üle, sest sekretär võis ju ka eksida. Ja tõesti siis ma olin oma töörutiinis ja see kõne tuli, et mis see mulle tähendab? See tähendab mulle väga-väga palju. See tähendab seda, et see, mis ma teen, on olnud õige. Seda on keegi märganud ja seda on tähele pandud. Ja ma tõesti olen püüdnud hoida oma tegevused sellisena, et nagu ma alustasin oma juttu, et iga päev keegi saaks mingisuguse väikse heateo osaliseks, et iga päev oleks üks asi, mis paistab välja või millega ma ise nagu rahule jään. See ei pea paistma suurelt välja, see peaks paistma mulle välja. Et see on kindlasti nii suur tunnustus, et seda sõnadega niimoodi kirjeldada on isegi nagu raske. Ja kui ma siis läksin õhtul koju, siis mu lapsed ütlesid, et tead, meie oleme sinu üle nii uhked. Et kui lapsed on juba uhked, mis siis muud saab olla, sest nad ütlesid, et võib-olla sa ise ei saagi aru, kui palju see sulle tähendab, aga meile tähendab see väga palju. Nii et eks nad on ju kõrvalt ka seda näinud, kui palju ma olen olnud pühendunud tööle ja võib-olla isegi natukene nende arvelt, aga nüüd nad andsid selle andeks. Ja siin ma küsingi, et sul on tütar ja poiss, et kas keegi neist eeskujuks ei võtnud sind ja ei ole valinud tervishoiuvaldkonda endale nagu tuleviku teekonnaks? Jah, mul on tütar juba, olen ka vanaema. Ja kui ma hakkasin tütrele rääkima, et järsku tervishoiu valdkonnas, siis ta ütles mulle, et ema tead, et ma olen lapsepõlves haiglas olnud liiga palju, et ma nagu rohkem ei tahakski, et ma olen oma doosi kätte saanud. Aga ilmselt seda doosi ei saanud kätte minu poeg, kes on täna Tallinna tervishoiu kõrgkooli tudeng ja õpib põendust. Nii et sa küsisid ja sa said vastuse. Super, väga, väga hea, põlvkonna niimoodi. Just, dünastia. Just. Super, aga siin koha peal ma küsiks, mis sul oleks noortele öelda, kes kuulavad meie saate podcasti ja mõtlevad, et kas valida seda eriala või mitte, et kas on õendustel tulevikku või ei ole, et mis sinu paar soovitust oli, selliseid soovitusi, et ei ole siin midagi mõelda, tulge ja õppige ja saage seda kutseala?
Kui sa küsid, kas õendusel on tulevikku, ma arvan, et seda tulevikku nägi juba Florence Nightingale, ehk et õendusel on kogu aeg tulevikku ja me elame ikkagi täna väga huvitaval ajal, kus õendus on väga nähtav, õed muutuvad iseseisvamaks, nende positsioon tervishoius on tugevam võib-olla kui kunagi varem. Kas tehisintellekt ei tapa seda ära? Ma miskipärast sellise konservatiivse inimesena ma arvan, et ükski tehisintellekt ei asenda kunagi inimest. Ta võib asendada teatud lõikudes, ta võib meile toeks tulla ja temast saab kindlasti üks hea abiline meile olema ka tervishoius. Aga ühte soo ja õe käe puudutust ei asenda ükski tehisintellekt. Kas õdede palk on piisavalt suur, et tulla toime selle palgaga? Ma oma magistritööd kirjutasin teemal väljarände küsimus, et kas õed jäävad Eestisse või lahkuvad. Ja kui nad lahkuvad, siis miks nad mõiksid lahkuda ja sellest tööst tõesti tuli välja, et õed lahkuksid eelkõige palga pärast. Ja ma usun, et minu magistritöö oli üsna heaks sisendiks ka teatud perioodil palga läbirääkimistele, sest et tõesti need andmed näitasid, et tervishoiutöötajad võiksid hakata välja rändama veel rohkem, kui meie palk ei tule kaasa ootustele, eelkõige õdede palga ootustele. Et kui sa nüüd küsid, et kas õdede palk vastab ootustele, siis ma arvan, et me alati sooviksime, et me oleme paremini tasustatud. Me ju kunagi ütle, et meil on nii hea palk, et enam paremaks minna ei saa. Aga võib-olla ma olen nüüd natuke ebapopulaarne. Kui ma ütlen nõnda, et kui me vaatame ja võrdleme ennast tervikuna ühiskonnas, eks me peame täna tõdema, et õdede palk on teinud päris hea hüppe ja see kindlasti on olnud väga-väga vajalik hüppe, see palgahüppe. Ja muul juhul oleks hakanud õed tervishoiust välja rändama, sest et on ka teisi valikuid õdedel, ei pea iga kord jääma tervishoidu. Nii et see on olnud vajalik hüppe ja ma usun, et täna õed on lootusrikkad, et see palk ei jää seisma, et see liigub üles poole, ehk et see käib kaasas ajaga ja see käib kaasas kogu meie üldise siis majandus, kas siis kasvuga, kui see üks päev tuleb, eks ole, täna me suurest majanduskasvust Eestis sees rääkida, aga kui ta üks päev tuleb, et siis õdede palk ei jääks seisma. Jah, et selle palga osas tegelikult vist on olnud see muutus ikkagi viimase, 10 aasta jooksul sellises, võib-olla isegi 10 aastat tagasi ei osatud ette näha sellist kuhu me jõuame, mis tasemele praegu jõuame. Et see ei ole täna enam nagu nii suur teema, millest sellise suunitlusega rääkida, et palk on liiga väike. Et palk tundub ikkagi nagu teinud oma selle hüppe ja meie nagu näeme siin ka meie oma konkurssidega, et tahetakse õeks õppima tulla. Kindlasti on see, et täna meie palk ikkagi vastab ootustele ja sul on võimalik selle palgaga, ma ütleks, ära elada, mitte võib-olla endale luksusautot või luksusmaja osta, aga see palk ikkagi annab võimaluse ära elada, toime tulla ja lubada endale ka mõni soojamaa reis aasta jooksul, et see tegelikult on päris hea hüppe olnud ja 10 aastat tagasi tõesti see palk oli madal, aga siis mulle üks väga hea lähedane finantsinimene ütles, et usu mind, et 10 aasta pärast on teie palk umbes sama, mis Soomes. Ma ei tea, mis täna Soomes õdede palk on. No veidi kõrgem. Ja, aga ma arvan, et täna ei ole palk see põhjus, miks Soome minna või üldse Eestist välja minna, et need võivad olla teised väljakutsed, näiteks saada rahvusvahelist kogemust, õppida juurde midagi.
nii et selles mõttes ma usun, teine organisatsiooni kultuuri nagu nuusutada ja tulla, aga ikkagi tulla tagasi. Ikkagi tulla tagasi, sest nii nagu mina käisin vahepeal arendasin Lääne-Virumaal teenust, sest mul oli kogemust ja teadmist, oskust ja tulin tagasi regionaalhaiglasse, siis kui sa käid Eestist ära, tule tagasi oma oskuste teadmistega ja panusta jälle Eestisse. Et seda küll. Aga aitäh, Lenne, et sa jagasid meiega oma teekonda ja mõtted. Oli väga põnev vestlus. Aitäh kutsumast. Selline oli tänane saade. Saadet juhtisid Kristi Puusepp, Tallinna Terviskooli kõrgkooli õendusõpetuse juhataja ja Aleksei Kaidajenko, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja õendusjuht ja Tallinna Terviskooli kõrgkooli lektor. Õendus nähtavaks podcasti leiate kõikidest podcasti kohtadest ja ttk.ee kodulehelt. Kohtume teiega järgmises saates.